Paigas on Pars. Veebruari algul toimus Tsirkulinas noorkotkaste ja kodutütarde talilaager, kus valmistuti järgukatsete läbimiseks. Sellele eelnes üks päev palju tegevust ja õppimist. Näiteks prooviti ise teha läbi mitmeid erinevaid sõlmi. Mõlemalt läbi. Ja nüüd? Siit. Siit. Jah. Mis sõlm see on? Jätku sõlm. Talilaager on aastast 2005, ehk siis esimest korda oligi siis metsa vahel täiesti ja pisema pundiga võrreldes sellega, mis nüüd praegu on. Ja üldjuhul ongi ta metsas olnud, kuid viimastel aastatel oleme siis lastega siia siseruumidesse tulnud. Kodutütred ja noorkotkad said ka füüsiliselt targemaks. Nimelt õpetati, kuidas rivitrillis sammuda. Paigal Marss. Kas osalus on talilaagrite jooksul pigem kasvanud või vähenenud? Kasvanud kindlasti. Viimane aasta on üldse hullumeelne olnud, et lapsi on kõvasti juurde tulnud. Mitmendat korda sina laagris oled? Laagris ma ei teagi, sest ma olen nii palju käinud, aga talilaagris peaks teist või kolmandat korda olema. Noorte orienteerumisoskuste parandamiseks tuletati meelde kaardi leppemärgid. Nii, muna. Kaardi peal võivad olla teil pruunid ringid, sinised ringid, mustad ringid. Nii, räägime värvidest. Sinisega tehakse kõik märjad asjad. Miks sinu arvates peaksid noored siia laagrisse tulema? Sellepärast, et saada uusi sõpru ja teadmisi. Kase ülesse. On see. Mille järgi sa selle ära tundsid üldse? Siin on lehed ja siis siin on need väiksed seemned. Lehed ja seemned? Jah. Õige, väga tubli. Kuidas sa siia laagrisse sattusid? Õpetaja andis meile ühed paberid ja küsis, kas me tahaksime kodutütreks saada ja siis emme ütles, et ma läheksin kindlasti, siis ma saan midagi hästi head õppida. Sellepärast, et meie õpetaja nagu kutsus üks kord Kaimo ja Jaanika meile külla ja siis nad seletasid, mis siin tehakse ja siis see hakkas mulle väga meeldima ja sellepärast ma tulingi siia. Laagris motiveeris mind tulema vaba aja täitmine ja sõpruskond ning uute teadmiste saamiseks. Mis motiveerib teid niimoodi lastega tegelema? Need laste rõõmsad näod. Seda ei ületa mitte miski, et see on vist üks põhjus. Et peale laagrit on nii hea tunne, kui ma ikkagi näen, et lapsed rõõmsalt tagasi koju lähevad. Ja kõige ägedam on peale laagrit kuulda seda, et nad nutavad tagasi. Mis õppepunktid on sulle kõige rohkem meeldinud? Laulutund ja siis veel meist see sõlme tegemine. Kui sa